kujuta ette korraks ühte olukorda, sul on täpselt 22 üliõpilast. Nad istuvad kuskil hilisohtul oma läpakate taga, maadlevad tehisintellektiga ja püüavad meeleheitlikult aru saada, miks masin neile täiesti olematu raamatu allikaks välja mõtles. Jaa, see on päris tavaline pilt tänapäeval. Just. Ja samal ajal kuskil hoopis teises ülikooli tiivas istuvad 22 õppenõustajat. Need samad, kes maadlevad selle uue tarkvaraga. Täpselt nii. 22 töötajad, kes vaahivad uut, 100 000 eurosid maksnud andmeanalüütika töölauda. Ja nad ei suuda kuidagi otsustada, mida nad selle vilkuva punase graafikuga peale peaksid hakkama. Sest süsteem annab andmeid, aga mitte lahendusi. Just. Ja see number 22, see jookseb meie tänastes allikates kokku täiesti juhuslikult. Need on 2 eraldiseisvat, aga väga värsket 2025. aasta uuringut. Täiesti uskumatum pukkusottumus temalt. On ju. Mõlemas täpselt sama arv osalejaid, aga nad näitavad meile ühe ja sama mündi 2 väga erinevat lausa vastandlikku külge. Ja meie tänane süvaanalüüs viibki meid otse sinna tehnoloogilise musta kasti sisse. See on väga vajalik teema. Sest me peame vaatama, mis juhtub päriselt. Mitte paberil, vaid reaalses eluseks. Mis juhtub siis, kui kõrgharidus põrkab kokku andmepõliste tööriistadega, nende samadega, mis peaksid justkui kõik meie probleemid võluväel lahendama? Jah, sest see illusioon, et tehnoloogia saabub kuskilt ülevalt täiuslikult varimis, see puruneb reaalsuses väga kiiresti. Mõlemad grupid, nii tudengid kui ka need töötajad, need peavad iga päev oma tööd tegema, nad ei saa ootata mingit uut tarkvara uuendust. Okei, harutame selle lahti. Alustame sealt samast loengusaalist. Esimene allikas jälgis kasvatusteaduste teise kursuse tudengeid. Jaa, see psühholoogia aine. Just, õppimispsühholoogia aine. Nad pidid tegema midagi, mis kõlab paberil nagu iga tudengi unistus. Nad pidid andma ChatGPT-le teema ja laskma masinal kirjutada essee algandmed. Et siis mustandi põhimõtteliselt. Jah, ja siis nad pidid ise selle teksti viimistlema. Idee järgi peaks see ju säästma tunde ja tunde kuskil raamatukogus istumist, on ju? Aga tegelikus koorus neile hoopis teistsugune. Sest masinatekstid olid täiesti pealiskaudsed. See otseses mõttes. Mõni AI pakutud akadeemiline kokkuvõte oli, 2 lauset pikk. Ja siis tulid muidugi need kuulsad hallutsinatsioonid. Ehk siis masin hakkas lihtsalt fakte välja mõtlema. Täpselt. Tehisintellekt mõtles süüdimatult välja teadlasi, keda pole kunagi eksisteerinud, ja viitas raamatutele, mida pole olemas. Tudengid muidugi tajusid üsna ruttu, et sellest tekstist puudub igasugune inimlik kogemus. See ei sobinud isegi akadeemiliseks pikerdamiseks. Just, see oli täiesti kõlbmatu. Aga mis siin on tõeliselt paeluv, on see psühholoogiline mehhanism, mida me nimetame mõtestamiseks. Või inglise keeles sense-making. Mõtestamine. Kuidas see täpselt välja nägi? See on protsess, kus tudengid ei ole enam lihtsalt mingid passiivsed tarbijad. Nad seisavad silmitsi ebaselge olukorraga, masin valetab neile, ja nad hakkavad aktiivselt otsima vihjeid, nad annavad asjadele tähenduse ja hakkavad tegutsema. Ehk nad hakkasid ise fakte kontrollima. Täpselt. Nad läksid tagasi originaalallikate juurde, vaatasid andmebaasides, kas see AI pakutud teooria üldse pädeb. See kõlab täpselt nii, nagu sul oleks palgatud uskumatult kiire, aga patoloogiliselt valetav intern. Väga hea võrdlus. Väga enesekindel intern, kes valetab suu suitsema. Jah, sa ei saa talle lihtsalt tööd delegeerida ja kohvile minna. Sa pead iga tema lauset reaalselt mikromanagerima. Aga oota, mul tekib siin kohe üks küsimus. Nii? Kas see pidev tehisintellekti vigade parandamine ja andmebaasides sobramine, kas see ei tee seda õppeprotsessi hoopis raskemaks ja aeganõudvamaks? Kogu asja mõte pidi olema elu lihtsustamine. Lühikeses plaanis teebki asja raskemaks, aga pedagoogiliselt see hõrdumine ongi õppimine. Vau, okei. Kui sa pead otsima interna vigu, oled sa sunnitud materjaliga palju sügavamalt tegelema. Sa pead aru saama, miks mašiina loogika oli vigane. See nõuab palju kõrgema taseme kriitilist mõtlemist. Nii et see pettumus AIs tegelikult sundis neid õppima ja see pidev mašiina vigadega maadlemine sundis tudengeid oma käitumist muutma. Aga siin läheb asi tõeliselt huvitavaks. Sest see, kuidas nad kohanesid, sõltus vanusest, eks? Täpselt. Tuli välja väga selge demograafiline lõhe. Vanuseline erinevus oli tohutu. Need tudengid, kes olid 22 või nooremad, reageerisid ühtmoodi ja vanemad tudengid täiesti teistmoodi. Räägi nendest noorematest kõigepealt. Mida nemad tegid? Nooremad tudengid tundsid palju suuremat muret eetika ja ebavõrdsuse pärast. Nad muretsesid asjade pärast, mis tunduvad pigem sotsioloogilised.
Et kas see on aus, kui keegi teeb 5 minutiga essee, millele teine kulutab tunde? Just. Või nad isegi kartsid, et nad jäävad AI-st lihtsalt sõltuvusse ja kaotavad ileenda mõtlemisvõime. Aga vanemad tudengid, need, kes olid üle 22, nemad ei põdenud selliste asjade pärast. Nemad olid pragmaatilisemad. Täiesti. Nemad keskendusid puhtalt sellele, kuidas oma käske või prompte parandada. Nad tahtsid AI lihtsalt oma igapäevasesse õpirutiini integreerida. See on tegelikult väga loogiline. Vanematel tudengitel on tihti töökohad, pered, aeg on piiratud. Ja just see viiski ühe absurdselt naljaka, aga samas geniaalse detailini. Kuna nad said aru, et tehisintellekt on liiga robotlik ja ametlik, kas sa tead, mida nad tegema hakkasid? Nad muutsid oma käske kuidagi spetsiifilisemaks. Nad hakkasid masiinale andma käske nagu kirjuta see tekst nii, nagu oleks selle kirjutanud 2. aasta ülikooli tudeng. Ei ole võimalik, see on geniaalne. On ju? Mõtle korraks sellele irooniale. Teadlased ja masin õpivad seal kuskil Silicon Valley's, kuidas kõlada nagu inimene. Ja siis istub siin inimene, kes püüab masinat juhendada, kuidas olla see õige, kergelt vigane inimene. See näitab, kuidas nad AI-d eesmärgistasid. Nad muutsid masina intellektuaalseks peegliks. Intellektuaalseks peegliks. Jah, see on see inimese ja tehisintellekti kunstigõi vorm. Osa tudengid kasutas seda nii, et nad põrgatasid masinaga ideid. Masin ei asenda mõtlemist, vaid peegeldab su enda mõtteid tagasi. Ja siis oli muidugi see teine äärmus, eks, tehinguline kasutus. Just. Tehinguline ehk see, kui sa kasutad AI-d puhtad nagu otsingumootorit või tõlkeprogramma. See paindlikkus, kuidas sa masinaga suhestud, ongi see kõige olulisem õppimiskõver seal juures. Nii et tudengid maadlevad tehisintellektiga individuaalselt, eks. Igaüks kuskil oma sülerarvuti taga omaette. Aga mis juhtub siis, kui me lähme piltlikult öeldes koridori peale? Kui terve ülikool proovib andmepõhist tehnoloogiat süsteemselt juurutada? Siis me jõuamegi selle teise uuringu juurde. Nende töötajateni. Täpselt. Jätame nüüd tudengid rahule ja vaatame õppenõustajad ja arendajaid. Ülikoolis loodi õppeanalüütika töölauad. Et jälgida tudengite edasijõudmist reaalajas. Ja suured ja uhked dashboardid, aga esile kerkisid koheselt massiivsed juhtimise kultuuri probleemid. Needsamad 22 töötajat rääkisid uuringust täielikust kaosest. Mis laadi kaosest? No seal oli ühelt poolt tsentraliseeritud juhtimine, see selline efektiivsusele suunatud ülalt alla käskude jagamine. Ja siis oli detsentraliseeritud juhtimine, kus tehti mingeid väikseid projekte ilma laiema strateegiata. See pidi tekitama korraliku ebaselguse. Töötajad tajusidki pidevat andmepuudust ja segadust. Ja mida nad tegid? Nad lõid oma enda põlve otsast tehtud lahendusi. Varilahendusi, sest ametlik süsteem oli liiba aeglane või kange. Sest ametlik süsteem venis nagu tatt, on ju. Kui me seome selle laiema pildiga, siis siin on näha ju selget konflikti. Uuring näitas, et töötajad ei olnud üldse tehnoloogia vastu. Nad olid isegi väga optimistlikud alguses. Täpselt. Nad olid lihtsalt frustreeritud halvast kommunikatsioonist ja puudulikust disainist. Nad vajasid midagi, mida me nimetame rakendatavaks teadmiseks. Ehk siis infot, millega nad saaksid ka päriselt midagi peale hakata. Just. Töölauad on kasulikud ainult siis, kui need näitavad õppenõustajale midagi konkreetset näiteks. Aitavad kiiresti tuvastada tudengi, kes kohe praegu abi vajab. Kui graafik on lihtsalt punane, aga sa ei tea, mida teha, on see väärtusetu. See on. See on umbes nii, nagu me ehitaksime meeskondlikult maailma kõige vingema kosmoselaava. Kõik nupud vilguvad ja ekraanid töötavad. Aga juhtkold unustab meeskonnale öelda, mis planeedile te lendate. Või kas teil üldse tagasisõidupilet on ju? Kuidas sa saad oodata inimestelt tehnoloogia omaksvõttu, kui kogu asi on üks suur must kast ja visioon puudub? Ei saagi oodata. Aga isegi kui see kosmoselaev töötab, isegi kui see info õigesti ekraanile jõuab, tekib veel üks palju sügavam probleem. Nüüd me jõuame suure eetikadilemmani. Sest küsimus ei ole ju enam ainult selles, kas kood töötab. Küsimus on vastutuses. Kui õppenõustaja näeb ekraanilt, et tudeng kukub läbi, kelle vastutus on sekkuda? See on väga terav küsimus. Üks arendaja ütles seal uuringus lause, mis oli minu arust lihtsalt raputav. Ta ütles, kõige suurem eetiline risk on see, kui me ei sekku, kui on vaja. Jaa, see muutab ju kogu mängu. Need samad õppenõustajad muutuvad äkki väravavahtideks masina ja inimese vahel. Aga mida see kõik siis tegelikult tähendab? See tähendab, et me laame nende nii koormatud õppenõustajate õlgadele lihtsalt ühe uue, massiivse moraalse kohustuse. Ja me ei anna neile reaalselt rohkem aega, et nende probleemidega tegeleda. Kõige murettekitavam leid, hirm selle ees, mida nad nimetasid andmekirveks.
andmekirves. See kõlab väga ähvardavalt. see ongi, andmekirve hirm tähendab seda, et kui andmed näitavad mõne õppekava nii-öelda ebaefektiivsust, siis töötajad kardavad, et juhtkond kasutab seda ettekäändena, et lõigata maha halba oksi, eks, sulgeda vaiksemaid erialasid. Äkki siis nad kardavad, et andmeid kasutatakse relvana? Jah, töötajatel oli sügav umbusaldus juhtkonna vastu. Nad arvasid, et juhtkond näeb andmetes ainult efektiivsust, mitte päris inimesi. See näitab selgelt, et iga tehnoloogia edukas juurutamine on lõpuks usalduse, mitte koodi küsimus. Täiesti nõus ja see tegelikult toobki meid tagasi sinu juurde, hea kuulaja. Ükskõik, kas sa püüad praegu oma töökohal juurutada mingit uut tarkvara või sa oled lapsevanem, kelle laks proovib koolis ChatGPT abil esseid kirjutada. Või püüate lihtsalt ise oma elu tehisintellektiga lihtsamaks teha. Need on sinu väljakutsed. Me kõik peame seda mõtestamist tegema, iga päev. Tehnoloogia võib anda sulle kiire teksti või ilusa värvilise graafiku, aga ainult sina otsustad, mis on tõsi. Jah, vastutus jääb alati inimesele. Ainult sina tead, mis on eetiline, kas see info päriselt aitab kedagi või on see lihtsalt pimeduses efektiivsuse tagaajamine. Aga lõpetuseks, ma tahaksin jätta sulle õhku ühe uue, kergelt provokatiivse mõtte. Nii, kuulan põnevusega. Mõtle korraks sellele. Kui me ühel päeval suudamegi luua selle täiusliku haridustehnoloogia, kui AI ei hallutsineeri enam kunagi mingeid libaallikaid ja andmeanalüütika suudab ennustada tudengi edukust 100% täpsusega. See utoopiline stsenaarium, eks? Just. Kas me mitte ei kaota just siis seda kõige väärtuslikumat osa oppimisest? Äkki see praegune vigadega maadlemine, see faktide kontrollimine ja kriitilise mõtlemise vajadus, äkki see ongi see, mis teeb meid päriselt targemaks? Hõõrdumine loob väärtust, jah. Mõtle tällele, kui sa järgmine kord tehisintellektilt mingit kiiret lahendust palud. Kas sa tahad, et see oleks lihtsalt lihtne või sa tahad, et sa ise areneksid? Sellised mõtted siis tänasest saatest.